Suur rõõm on siin teie ees jälle taas kord olla. Tere hommikust kõigile. Minu nimi on Terje Võrk. Olen tootmisvaldkonna ERP-konsultant ja täna on mul suur rõõm, tegelikult väga suur rõõm rääkida teile väga uuest Business Centrali moodulist, mis siis aitab teha kvaliteedikontrolle. Kava on mul siis selline, et ma natukene räägin, mida selle lahendus endast kujutab või millega te peaksite arvestama, mis on siis selle lahenduse peamised võimalused, väike sihuke joonis on ka, kuidas see kvaliteedikontrolli töövoog käib. Ja muidugi kohe läheme ikkagi Business Centralisse ja kõige lõpus siis võime korra keskenduda ka küsimustele ja vastustele, aga ma pigem kahtlustan, et me teeme selle tagant järgi siis, kui me saadame teile selle lindistuse video. Nii et jah, et te võite kindlasti küsimusi esitada, et siin on näha, et üleval on selline question mark, küsimärgi koht, vajutate sinna peale, siis saate alla siis küsimused panna ja julgelt kirjutage meile juhul, kui seda video vaatad nüüd järele, et sa ei saanud siin praegu osaleda, pole hullu. Mul viimase slaidi peal on ka emailid, üleüldse alati võib meile kirjutada, helistada, võtta ühendust, et saame ka üks-ühele suhelda ja vaadata täpsemalt teie mõtted üle, nii et võtke meiega kindlasti julgelt kontakti. Mida ma siis teile näitan? Ehk siis see on nüüd very värske toode. Eelmine nädal ma alles sain oma Business Centrali demokeskkonda siis selle uue versiooni peale pandud, et tegelikult me klientidele hakkame alles implementeerima seda versiooni pigem augustis. Et see on nagu quality management'iks ehk siis kvaliteedi nagu halduseks. Mina ise ütleks niimoodi, et kvaliteet on nii suur ja lai mõiste, et see võib tähendada väga erinevatele inimestele, väga erinevatele ettevõtetele väga erinevaid asju. Ja selles mõttes, sellepärast mina ütleksin, tegemist on hetkel antud vähemalt see lahendus, mis nad on valmis hetkel juba teinud, standardisse pannud, et ei pea sellest midagi lisaks maksma. Kui teil on see versioon 28 peal, siis teil on see olemas, te peate lihtsalt seda aktiveerima ja saate seda kasutama. Ja mina nimetaksin seda kvaliteedikontrolli lahenduseks. Ehk siis ta teatud hetkedes, näiteks siis ostutellimuste, tootmise või komplekteerimise tegevusi tehes, ta siis käivitab ette kokku lepitud siis mingisuguse kontrolli, eks ole. Sest ma ütlengi, et kvaliteet on nagu nii lai, ma arvan, et iga ettevõte suudab oma kvaliteeti teha väga erineval moel, väga erinevates etappides. Ma ei saa öelda, et see kindlasti kõikide ettevõtete kõik vajadused ära katab, aga ma arvan, et see on väga äge toode. Nii et sellepärast ma sellest teile siin siis täna räägin ka ja nagu ma ütlengi, et on niivõrd värske. Nii et kindlasti ja ma tean seda, et Microsoft on siin plaaninud kindlasti veel väga palju asju juurde arendada. Nii et ta kindlasti järgmiste versioonidega täieneb veel ja veel. Et see on niisugune esimene pilk ja kõik need kliendid, kes juba sügisel lähevad sinna 28. versiooni peale, ma arvan, et te saate olema väga õnnelikud, et saate juba hakata seda kasutama, et väga kihvt lahendus. Nii, aga mida ta siis võimaldab teha? Peamine asi ongi see automaatsete kontrollide loomine, et sul automaatselt mingit tegevust tehes, ehk siis näiteks kaupa vastu võttes, tekib sul ka automaatselt siis nii-öelda kontrolldokument. Samuti saad seda kontrolli siis luua ka käsitsi, et sõltub jälle, mis on need vajadused, mis on need protsessid, eks ole. Samuti sa saad neid siduda erinevate järeltegevustega, eks ole. Ehk siis sul oli see kvaliteedikontroll, sul seal siis midagi oli hästi või halvasti ja sa saad panna seda järgmist sammu nii-öelda mingit käivituse, mis siis teeb mingisuguse järgmise tegevuse. Kõik neid tegevusi sa saad hallata kontrollmallidega, ehk siis sul on mallid, näiteks ma ütlengi, et kui sa võtad vastu näiteks kaupa, ma ei tea, ütleme jalgratast on ja sa saad ühtesuguseid asju kontrollida.
kui sa võtad vastu, ma ei tea, sa müüd kõike, ostad kõike, eks ole, nüüd võtad vastu mingisuguse diivani, sa tahad teistsuguseid asju kontrollida ja sa saadki neid mallidega neid erinevaid põhjasid teha vastavalt sellele, mis tooteid sa siis vastu võtad või vastu ka hankijad. Võib-olla sul on osad hankijad, võib-olla on sul paremad, osad on võib-olla natukene mitte nii turvalised, sa tahad võib-olla neil mingeid rohkem asju kontrollida või siis on seotud sinu nende ISO sertifikaatide või muude asjadega, et sul on erinevatel toodetel vaja erinevaid asju mõõta, siis need kontrollmallid ongi see, mis siis aitab sul need kõik sinna teha. Ja no muidugi, kui siis midagi ongi siis pahasti, siis sa saad, kuna partiihaldus on ju meil täiesti olemas, sa saad neid partiipõhiselt siis neid tooteid blokeerida. Sa saad ka keelata mingisuguseid järgmisi tegevusi, näiteks, et seda järgmist plokis olevat partiid näiteks sa ei saa kas edasi müüa, kasutada tooraineks, mida iganes. Ja samuti sul on võimalik siis need kaubad liigutada kuskile teise kohta, teise lattu. Sul on võib-olla mingi karantiiniladu või karantiinipinn on ja alus. Oleneb, kas kasutate full VMS-i, kas te laohaldust täies mahus kasutate või mitte, et seal on seda paindlikkust päris palju. Ja kuidas meil töövoog siis üleüldiselt välja näeb, on ju? Ehk siis kõigepealt tekibki siis sul automaatselt või siis käsitsi kontrollimise dokument. Nüüd see inimene siis viib selle kontrolli läbi, selle mis iganes väärtused ta sinna määrab, vastavalt sellele siis tekib, on nagu hindamine, kas see kontroll läbis või läbinud, eks ole, ja vastavalt sellele, kas ta läbis, kui ta läbis, siis ilmselgelt kõik vastuvõtuprotsessid jätkuvad, kui ta siis ei läbinud seda, siis kas seal on mingi blokeerimine, liigutamine, tagastus, mis iganes järgmine tegevus seal siis käivitub, on ju. Ja ongi, et edasised tegevused sealt siis, et mis siis tegema nagu peate. Et lähme siit siis kohe ikkagi Business Centralisse, sest ma arvan, et see on kõige huvitavam. Nüüd, kuna ma ütlesin, et see on verivärske värk, et siis see on puhas demokeskkond, mitte midagi muud ei ole siin kui ainult selle esituse jaoks põhimõtteliselt tehtud keskkond ja ta on inglise keeles, sellepärast, et tõlked ei ole veel valmis, et nad saavad küll varsti valmis, aga hetkel ei ole, nii et seepärast mul on ta inglise keeles. Et ei oleks selline segu-seitse, et osad väljad on eesti keeles ja osa väljad on inglise keeles. Nii, aga kes juba tunneb Business Centralit, see teab, et Business Centralil on olemas selline asi nagu rollikeskus ja rollid. Manageri jaoks või kvaliteedihalduse jaoks on tehtud täiesti quality manager rollikeskus ja rollikeskuse vastava rollikeskuse idee ongi see, et siin on juba välja toodud need tegevused, mis on sellele rollile olulised, eks ole. Ehk siis siin on võimalik siis näha, et millised on mul avatud kontrollid, mis on juba suletud, eks ole. Ja hetkel, kuna see on täiesti uus asi, siis on Microsoft teinud ka siia sellise väikse õppevideo või õppelahenduse, et saate siit neid punkte läbi käia, ta teeb sulle neid erinevaid aknaid lahti ja ta teeb sulle niisuguse nagu väikse siis juhendamise, et saate nagu natukene läbi mängida, ta seletab, mida see teeb. Aga ma näitan kõigepealt võib-olla siis, ma alustan sellest, et ma näitan kõigepealt, kuidas see protsessiliselt välja näeb ja siis pärastpoole lähme vaatame seadistusi. Ehk siis alustame sellest, et ma teen kõigepealt ühe ostutellimuse. Ehk siis ma teen täiesti uue ostutellimuse. Võtan siit ühe hanki ja mul on ostan siis sisse kohviubasid. Panen siia, et ma tahan neid 25 tükki saada. Tegemist on partiihaldusega tootega, ehk siis ma pean siia juurde lisama partiinfo.
mul on pandud numbriseeria peale, nii et mina saan lihtsalt vajutada siia assign lot ehk siis määra partii, ta määrab mulle selle numbri siia ära ja ma pean lihtsalt käsitsi panema siis siia säilivusaja ka, et panen siis selle siia ära. Ja siin ei ole midagi muud, kui ma vajutan post ja ma ütlen, et ma tahan selle kauba nüüd vastu võtta. Nii selle peale, et ma võtan kauba vastu, tekib mulle kohe kvaliteedikontrolli dokument. Jah, hetkel siin ta tekib see väike teade, tekib siia üles kohe ka tellimuse peale. Tõenäoliselt enamus ettevõtetel kvaliteedikontrolli teeb keegi teine. Ja siis ongi see, et see inimene näeb seda selles rollikeskuses oma loendis, aga mul siit demo pealt mõttes on väga hea lihtne siit kohe minna ja vaadata, mis siis juhtus. Ehk siis siin on näha, et meil on siis inspektsiooni number siin 7. Kaubanumber on olemas siin on see partii number olemas, siin on kohe näha, millal mul on see inspektsioon siia loodud, eks see minu poolt siin loodud, mina olen admin, eks ole, minu kasutajanimi siin. Ma saan selle määrata mingisugusele kasutajale näiteks, kes seda inspektsiooni peab tegema. Ja siin all on siis mul defineeritud tegevused, mida me peame tegema. See oligi samad need mallid, millest ma ennem rääkisin. Ja vastavalt sellele, mis ma selle testi väärtuse panen, see süsteem otsustab, kas ta on siis läbitud või mitte läbitud. Siin on näiteks, et ma pean pakendit näiteks visuaalselt kontrollima. Nii, mul on tehtud siin selline, et ma mitte ei kirjuta käsitsi, või jah või ei, vaid mul on siin siis loend. Ja kõiki neid väärtusi saate ise defineerida. Et see on just kõige põhilisem, et see ei ole midagi, mis on ette kirjutatud, ise otsustate. Siin ongi tehtud, et kas on raskesti kahjustatud, natukene kahjustatud või siis üleüldse kahjustatud. Nii et mina ütlen, et pakendiga on kõik korras. Nüüd järgmine valik, kus ma pean ütlema, kas silt on õigesti peal. Siin minu valik on selline, kas jah või ei, eks ole. Et on ka jah ja ei valikut võimalik valida. Ma ütlen, et jah, et siin on kõik korras. Nüüd siin on siis, et kas ubadel on mingisugune defekt, eks ole. Siit on ka näha, et selle tulemus saaks positiivse vastuse, et ta oleks läbitud, siis minu väärtus peab olema all good, ehk siis kõik on korras, eks ole. Nüüd, kui mina valin siit, et näiteks olid siin mingisugused võõrobjektid sees, siis selle tulemus on fail, sest et ta ei vasta sellele, mis siis oli vajalik. Nüüd järgmine, et siin kas oad olid õige kujuga näiteks, ütleme, et jah, et on olemas. Ma pean ütlema siin mingisuguse niiskustaseme, mul on pandud selline, et ta peab olema kõike muud kui mitte 0. Et aga see on ka, et väärtus, mida tahate panna. Ma panen siia mingi näiteks 11 ja on ka näiteks võimalik lihtsalt vaba tekstis panna siia mingi näiteks kommentaar. Panen siia lihtsalt kommentaari. Nii. Nüüd, millest ma ennem korra küll üle hüppasin, ehk siis kogused. Et mina võtsin kaupa 25 tükki vastu seadistust ütleb, et mina pean kontrollima 3 toodet sellest 25-st, et ma ei pea kõiki kontrollima. Ja nüüd ma saan siit öelda, et nendest 3, mida ma kontrollisin, näiteks kõik need 3 tükki olidki kehva kvaliteediga. Ma märgistan selle siia ära ja ma ütlen, et ma lõpetan nüüd selle kontrolli ära. Ta küsib igaks juhuks üle, oled sa kindel? Ma ütlen jah. Ja see inspektsioon siis on kinni pandud ja mul on siis tehtud järgmine töövoog, mis siis ütleb, et nüüd nendele probleemsetele toodetele on vaja teha üleviimiskorraldus. Ehk siis ma saan panna automaatika, mis käseb kohe selle kehva kauba viia näiteks siis teise lattu. Et siin üleval ääres on näha, et ta juba seda tegi, ma teen korra selle dokumendi lahti, et siis näete ka, et muidu oli see kaup siin selles ladu main'ist, nüüd ta läheb siis lattu i-st
ja läheb ainult need 3 tükki, eks ole. Et sellist automaatikat on siis võimalik siia juurde panna. Neid erinevaid automaatikaid on veel, see on lihtsalt näidisena üks. Ja nüüd, kui ma nüüd tahaksin sedasama toodet nüüd müüa, et lähme nüüd teeme ühe müügitellimuse. Ütleb, et ma tahan näiteks, ma ei tea, kas või 10 tükki müüa, see kogus ei ole siin antud hetkel isegi oluline. Ja kui ma nüüd tahan määrata, sest ta on ju partiihaldusega toode, siis ma pean määrama talle partii. Ja kui ma lähen nüüd seda partiid valima, see automaatselt jagab mulle selle igale poole laiali. Ma võtan selle sama partii, see 006, eks ole. Ma ütlen, ma tahan siit 10 tükki võtta. Ja ta ilusti näitab siin juba lahtris ära tegelikult, et mul on selle partiiga mingi probleemid, eks ole. Ma ütlen siit OK. Ja kui ma nüüd üritaksin seda välja saata, ehk siis ma tulen siit post ja ship, siis ma saan siit ilusti plaksti kohe veateate, mis ütleb, et ma ei saa seda kogust välja saata, sellepärast et antud partii on hetkel karantiinis. Või on nii-öelda siis kinni, sest et ta ei ole oma testi läbinud, eks ole. Et mul on seadistatud ta niimoodi. Selles mõttes, et see ei tule nagu iseenesest, et see on teie enda valik, et kas te tahate näiteks sellist protsessi teha. Näidisena mina tegin. Ja põhimõte peaks siis olema selline, et mul on võimalik nüüd minna tagasi selle inspektsiooni peale, et siin on näha need lõpetatud inspektsioonid, ma võtan selle kõige viimasema. Ja mul on võimalik selle pealt siis luua uus parandav inspektsioon või uus kontroll. Alati parandav, sest et võib-olla sa leiad sealt veel probleemseid tooteid. Et ta lõi mulle siia uue inspektsiooni. Teen selle kaarti siit kohe lahti. Ja täpselt samamoodi ma saan nüüd üle vaadata need ülejäänud 22 tükki. Ma pean samamoodi jälle siin vaatama. Ja lihtsalt selle näidise huvides mina ütlen praegu, et ma vaatasin nüüd need kõik 22 tükki, vaatan üle ja nad on kõik korras. Aga ma mõtlengi, et siin ongi see, et sa võid vaadata nüüd jälle 3 tükki, siis avastada, et ikkagi ka need järgmised 3 tükki on näiteks kehvad, teha veel järgmise mingi inspektsiooni on ju, et ta on kõik omavahel nagu seotud ja seal on kohe näha, ma pärast näitan ka, et on näha, et seal on, et mitmes versioon, inspektsiooni versioon ta on. Aga ja, et tuleme nüüd siit korra, ma lihtsalt jälle panen need väärtused niimoodi, et ta oleks mul igal pool ehk siis ta oleks nagu läbitud. Ütleme siin ka, et kõik on hästi, all good. Uniformity oli ka, kõik oli ilus ja nii edasi. Ühesõnaga, tema üldine tulemus on, et ta tuleb, et temaga on kõik hästi. Nii et kui ma lähen nüüd siia finish peale, siis see kogus 22 on nüüd siis ilusti läbinud. Nüüd, kuna ma ütlesin ka, et see on uus asi, värskelt välja tulnud, siis tal võib natuke vahepeal tehnilisi tõrkeid olla, et vähemalt eile, kui ma siin veel proovisin, siis mul õnnestus ikkagi veateade saada. Vaatame, kas mul nüüd täna õnnestub või siis mitte. Võib-olla saan ka jälle veateate. Aga lähme tagasi selle müügitellimuse peale, mis ma siin tegin. See kõige viimane, eks ole, siin see 10 tükki. Ma vaatan kohe siit item tracking'u pealt korra, et selle pealt ma peaksin ka juba natukene nagu nägema, et mis ta teeb või ei tee. Et tegelikult on siit näha, et nüüd see lot 0006, see oli see, et ta on nüüd siin väärtusega pass. Ennem ta oli fail, eks ole. Ja põhimõtteliselt peaks nüüd olema see partii vaba müügist kasutamise jaoks.
mul eile oli ka teooriast ilusti vaba müügi jaoks, aga millegipärast andis mulle ikka veateadet. Aga proovime, vaatame, äkki täna läheb meil paremini. Ja ma üritan seda nüüd ship teha. Jah, kahjuks ta ei lasknud mul, ma ei tea, võib-olla mul on ka uus värk on, et võib-olla ma olen mingi nüansi jätnud kuskil märkimata. Et miks ta mul ei lase seda praegu nagu teha. Et või siis ongi see, et veel on väikseid näpuotsatäis asju, mis on vaja veel Microsoftil ära parandada. Aga jah, muidu see mõte peaks olema siis see, et ta blokeerib sul partii saab ikkagi korda, siis ta selle müügi teeb ära. Et vot selline ja mina rääkisin praegu ainult müügi asjadest, aga tegelikult me saame seda rääkida ka nii komplekteerimistellimuse kui ka siis tootmistellimuse väljundi registreerimise kohta. Ehk siis kui sa toodad midagi, sa ütled, et ma sain nüüd, ma ei tea, 10 tükki valmis ja siis siis sul on ka võimalik samamoodi see inspektsioon käivitada. Ehk siis, kui mul on siin vabastatud tootmistellimused. Et mul on siin juba ette üks tehtud, et ei laske teie aega. Et siin on ka näha näiteks, et mul on, eks ole, kogus on 10 tükki. Ma olen siin näiteks valmis juba teinud 6 tükki. Mul on veel 4 tükki vaja teha. Ma tulen korra siia žurnaali. Väga lihtne toode. Ütlen, et näed, et ma tegin nüüd need viimased 4 tükki ka veel valmis. Läks, ma ei tea, 4 minutit selle jaoks aega. Postitan selle ära ja kohe selle postitamise peale, kuna ma registreerisin nagu väljundit, tekkis siis kvaliteediinspektsioon. Minul on praegu pandud siia otsa täpselt seesama template on ja, aga see template võib olla erinev, eks ole, oleneb, mida teil vaja kontrollida on. Nii et sellised võimalused on olemas. Ma just arutasin kolleegiga ka, et kuna meie tootmisettevõtted on tihtipeale veidikene sellised omanäolisemad, kindlasti protsessid on veidikene erinevad, et et millistes etappides üldse võiks tekkida see vajadus, eks ole, kontrolli tekitada, et me ei räägi ju ainult väljundist, me ei räägi ainult kauba vastuvõtust või väljasaatmisest, et tõenäoliselt on vaja kvaliteeti kontrollida näiteks enne, kui see tooraine läheb tootmisesse näiteks. Ehk siis, et hoopis kontrolli peaks käivitama, ma ei tea, kas selleks võib siis olla üleviimiskorraldus, et sa viid ühest laost tootmislattu näiteks või mingi muu asi on ju, et hetkel see näidis on jah, niisugune pigem lihtsamapoolne, aga kuna ta on Microsofti standardtoode, kuna meie kui Digmatics kui partnerid saame seda Microsofti toodet ka arendada ja seda Microsoft ise ka välja öelnud, et nad on teinud selle hästi siis selliseks, et igaüks saab seda omanäoliseks teha. Et ma arvan, et tegelikult ka need ettevõtted, kellel see võib-olla see kvaliteediprotsess on natukene keerulisem kui see, mida mina siin väga lihtsustatult näitan, et ka nemad leiavad siit mingisuguse hea lahenduse või siis on vaja natukene veel tuunida ja siis ta juba töötab väga hästi. Nii, aga selline see protsess põhimõtteliselt on, et kuidas ta siis töötab, räägime natukene siis nendest seadistusest ka ja kuidas see seadistus välja näeb ja mida seal täpsemalt siis saab teha. Ehk siis ma lähen selle jaoks ja quality management setup'i ehk siis kvaliteedihalduse seadistusse. Siin sul on võimalik määrata siis selle, ma ei tea, numbriseerija, sul on võimalik öelda, millistel hetkedel siis nüüd see kvaliteedikontroll aktiveeritakse. Minul näiteks ongi pandud, et kui on ostutellimused, kui mul on tootmistellimuse väljundi registreerimine, eks ole, ja ainult siis, kui ma ainult need read, kus kohas ma nagu kogust registreerin, et siin on juba mingi erinevad seadused,
kes kasutab laohaldust, eks ole, kellel on pinnid ehk siis alused kasutusel, saavad siia veel öelda, et kuidas toimub see näiteks ühest kohast teise kohta, liigutamised ja nii edasi. Et siin seadustuses on neid päris palju asju. Nüüd, kuidas see siis täpsemalt käib? Siin on, kõik algab siis resultseks tulemustest, eks ole. Ehk siis me saame kõigepealt defineerida, mis on siis selle kontrolli lõpptulemus. Noh, näiteks ongi see, siin on praegu väga lihtne, et kas ta on nüüd in progress, ehk siis ta on aktiivne, jah. Kas ta on fail, ehk siis kas ta on nii-öelda siis läbi kukkunud või ta on pass, ta on siis läbitud. Need on siin kõik vabaliselt, vaba tekstiga. Noh, selle mõttes, et sa ise otsustad, mis on see kriteerium ja ta ei ole ka jäik selles mõttes, et sa võid ka siia panna nagu ta on enam-vähem läbi kukkunud või ta on natuke läbi kukkunud või ta on väga hästi kvaliteetselt. Mis iganes sul on vaja siia panna, sa saad seda panna. Seal ei ole mitte mingisugust kontrolli. Selle mõte on see, et sa pead ise aru saama, mida sul vaja on ja miks sa need erinevad väärtused sinna paned, on ju, et sul ei ole lihtsalt jah ja ei, on ju. Kukkus läbi, ei kukkunud läbi. Võib-olla ta on hall. Noh, natukene kukkus läbi ja võib-olla see on sinu jaoks okei. Ja kui ta on väga palju läbi kukkunud, siis see sinu jaoks enam okei ei ole, on ju. Aga neid ridu sa saad mis iganes nimelisi, nii palju, kui see siin süda lustib. Sa saad panna siia siis selle jada ehk siis millises tähtsuses või kuidas neid siis arvestatakse. Sa saad siia öelda ka, kas siis selle tulemusel on see kontroll aktsepteeritud või mitte aktsepteeritud. Sa saad siin öelda, mis siis edasi hakkab juhtuma, et miks mina ei saanud seda näiteks müügitellimust teha, sest minul oli siia pandud, et kui kontroll ei lähe läbi, siis ta peab müügi blokeerima. Mul on siia pandud see blokk, sellepärast ma selle vea teada sain. Kui ma ei oleks seda pannud, on ju, siis ei oleks midagi. Mis on samamoodi siin võimalik panna, et mul on võimalik siis blokeerida ostu, mul on võimalik blokeerida näiteks kauba liigutamisi, mul on võimalik blokeerida, et kui selle partii näiteks on, et ma ei saa seda tootmiseks toorainena kasutada, et ma ei saaks seda komplekteerimisest tooraineks kasutada ja nii edasi. Nagu te näete, siin neid keelavaid ja lubavaid välju on päris palju. Et te saate siis otsustada, mida saate teha. Või samamoodi, et kui teil on laohaldus, siis meil on siin inventuuri tellimused ja noppimised ja lähetamised ja kõik need asjad on siin nagu olemas. Et jah, et Microsoft on selles mõttes väga tubli olnud ja nad on teinud selle võimalikult dünaamiliseks, et iga klient leiab midagi siit ikka. Järgmine asi on siis testid. Ehk siis ka jälle hästi-hästi dünaamiline. Tegelikult äkki vist mingi 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi ma tegin ühe kliendiga ka neile kliendi soovil nende enda sellise kvaliteedilahenduse, mis on tegelikult muideks väga sarnane sellele. Nii et mul oli väga hea meel näha, kui Microsoft ütles, et nad teevad ka oma sellise lahenduse ja sihuke äratundmise rõõm oli ka, et see oli väga sarnane sellele, mida meie siis seal selles ettevõttes koos kvaliteedijuhiga siis tegime. Et siin on ka jälle samamoodi, et mul on siin lihtsalt demo näidised. Te saate seda kõike ise teha, milliseid koode, milliseid nimetusi, mida te tahate määrata, see on kõik teie enda teha. Ja ma tahangi näidata siin olenevalt sellest, mis on selle väärtuse või vastuse tüüp, vastavalt sellele, siis sul on võimalik siit teha. No näiteks ma tahan, et mul kaalutakse alati selle sisse tuleva kauba kaalu näiteks on bag weight. Nüüd ma saan öelda, et see on detsimeil väärtus, ta peab olema näiteks vahemikus 1 kuni 100, eks ole. Või siin sa saad siia määrata ise, mis iganes väärtuse, sa saad ka öelda alati mingisuguse valikeväärtuse, sa saad öelda siin kilogrammi ja sa saad ka öelda, mis on need
mis see väärtus peab olema selle jaoks, et ta läbi läheks, on ju. Noh, siin on suurem, väiksem kui 0, ehk siis kõik väärtused sobivad, mis on suurem kui väiksem 0, aga kuna mul on lubatud väärtused 1–100, siis ma midagi muud sellest vahemikust ei tohi panna, eks ta annab kohe veateate. Kui nüüd inimesel läheb näpukas kogemata, paneb mitte 100, vaid paneb 1000, on ju, siis süsteem kohe annab talle märku, sorry, kuule, sa oled sellest vahemikust nagu väljas. Samamoodi, kui me lähme nüüd siit, võtame kohe nüüd, jah, näiteks see niiskus on ju seesama. Ehk siis ma saan ka siin jälle samamoodi öelda mingid väärtused, ma saan siia panna ka väärtuse vahemikku, näiteks teoorias ma võin ka öelda, ma panen siia selle, kes teab, kuidas filtrid töötavad, siis sa paned see püstkriipsu on ju, ja ma võin öelda ka, et nüüd näiteks ma ei tea 200 kuni mis iganes 1000 sobib ka, ehk siis mulle näiteks ei meeldi need numbrid, mis on nüüd 100 ja 200 vahel. Et noh, mingeid selliseid asju saab siia ka nende filtritega mängida. Läheme siit korra Boolean, see labeling oligi seesama. Boolean ongi siis see, et sul on nagu jah või ei, et siin on nagu näete, on need valikuid hästi palju, mida saab kõike valida. Boolean jah ja ei ja siis ongi see vastus, et kas sa saad, et see valik on väga lihtne. Mis siit veel oli siis? Tekst, mul oli sama, kus ma kommentaari kirjutasin, on ju. Ehk siis selle väärtus ongi tekst, vaba tekst. Ma võin kirjutada, mida iganes ma tahan sinna, et probleem, ta läheb alati läbi, aga ma saan ka panna, et ta ei lähe läbi näiteks siis, kui teksti pole üldse pandud. Ehk siis ma tahan, et alati näiteks töötaja paneks mingi kommentaari vabas tekstis ja nii kaua, kui ta seda näiteks ei tee, siis ta viskab sinna see fail näiteks. Noh, ma ei tea, lihtsalt pakun mingi näitena ja ma arvan, et selline kõige huvitavam asi on just seesama, võtame korras, jah, võtsime coffee defect näiteks on ju. Koht, kus kohas mul on eeldefineeritud väärtused ehk siis kasutaja valib nimekirja seast, eks ole. Et ei ole see, et keegi vaba tekstis kirjutab, ei ole jah, ei, vaid on nimekiri. Ja neid nimekirja saab siis hallata, et kui ma lähen nüüd siia ja jälle samamoodi näete, et see on vaba tekst, ma võin siia kirjutada mida iganes, meil on veel lisaväljad, kuhu ma saan veel mingit infot panna, kuvada ja ma saan ära seda siduda vastava väärtusega, et ma võtan korra siit selle filtri maha. Ja siit on ka näha, et samamoodi, et ma ei tea, siin ongi no E. coli on ju, meil ei ole mingit kolibaktereid on ju, et meil on midagi siin kahjustatud, raskelt kahjustatud, meil on mingi audit, ühesõnaga neid väärtused saate siia nii palju kirjutada, kui tahate ja te saate seda siduda siis nende spetsiifiliste kontrolli. Väga mitmekesine. Nii, siis, okei, te olete määranud ära, mis tegevused te peate tegema, need võivad olla siis mõõdetavad tegevused, need võivad olla visuaalsed tegevused, need võivad olla lihtsalt see, et sul see töötaja kinnitab, jah, ma vaatasin selle asja üle. Vahest ei olegi midagi muud, sul on vaja lihtsalt kinnitust, et see töötaja Terje on ju, tegi oma tööd ja sellest tekib siis nii-öelda automaatinfo. Mul ühe asja unustasin jälle näitama, et ma pärast läheme sinna, aga näitan sellega veel, aga enne. Ja nüüd on see inspection templates. Inspection template ongi siis see, mille sa saad siis siduda mingi tegevuse või asjaga ära näiteks. See ongi sama, et kui ma nüüd tahan neid kohvijubasid kontrollida, siis mul ongi siin coffee beans template ja siin ma siis kontrollingi neid erinevaid asju, mida ma siis siin varasemalt kontrollisime, saan siis määrata, et mis selle kontrolli käigus on vaja teha. Ma lähen nüüd järgmise kaardi peale, nüüd mul on siin mingisugune jalgratta kontrollnimekiri, siis siin on hoopis teine asi. Ma pean kontrollima, et see käiguvahetus töötab, eks ole, et vaatan, et ma ei tea, kinnituskohad on korrektsed ja nii edasi. Et siin on nüüd jälle midagi suuremat, eks ole, rohkem asju, te saate seda kõike ise nagu hallata, ise mõelda, et siin on lihtsalt mingisugused näidised nii-öelda. Ja neid tegelikult ka saate teha omale versioone, miks mitte selles mõttes versioone, et näiteks
see on Beans 1.1 on 1.2 ja nii edasi, võib-olla teil ajas need asjad siin muutuvad. Ja viimane üks, mis ma tahtsin näidata, on siis inspektsioon. Ehk siis see inspektsiooni loomise reeglid. Nüüd, miks ta üldse mulle lõi selle inspektsiooni? Sellepärast, et mina tulin siia ja ütlesin, nii, kui ma teen osturea, ma panin siia ka mingid filtrid peale, et main lattu ehk siis põhilattu. Ma panin ka vist kaubafiltri peale siin lihtsalt jälle testisin, et panin ka selle toote, et kui ma nüüd võtan sinna main lattu, nüüd näiteks täpselt seda toodet, siis ta peab automaatselt tegema mulle siis selle inspektsiooni, kui ma võtan kaupa vastu. Sellise rea tegin, eks ole. Miks mul tootmisel tekkis see inspektsioon täpselt samamoodi? Ma ütlesin, et kui on tootmistellimuse real, ma registreerin tootmist, siis peab tekkima see inspektsioon. Nüüd siin on ka jälle samamoodi võimalik erinevaid filtreid panna nii palju, kui süda lustib, eks ole, et siis neid andmeid on ju palju. Ma saan neid filtreerida mingites, tekitada spetsiifilised olukorrad, millal ta ainult seda inspektsiooni teeb, eks ole. Et neid filtreid saab siia Uniguga panna, ma lihtsalt näidisena miskit panin. Samamoodi, et ma saan kaubafiltrit panna. Võib-olla sa ei taha kõiki kaupasid. Võib-olla sul on mingid muud asjad, mille põhjal sa seda tahad. Ma ei tea, et base unit näiteks on sulle liitritega, ehk siis vedelikud on ja. Aga ei taha asju, mis tulevad tükina või pakendina või kastina või mis iganes. Siis siin on neid erinevaid filtreid võimalik peale panna. Ja samamoodi, kui te kasutate atribuute, siis on ka võimalik atribuudi filtreid siia peale panna. Ma ei tea, kas mul siin midagi on üldse. Demokeskus nagu head, jah. Kui on mingi asi on liiga lai, liiga kitsas, mida iganes. Ja samamoodi jälle, neid ridu on siia võimalik määrata täpselt nii palju, kui teil vaja on ja mis iganes hetkel teil vaja on. Nüüd see, kuidas mulle tekkis üleviimiskorraldus, eks ole. Et kui ma avastasingi need 3 kehva toodet, siis ma tegin sellise asja nagu workflow, see on siis põhimõtteliselt ka jah, nii-öelda automaatika panin siia külge. Ehk siis mul on võimalik, siin ongi võetud new, teed. Ja sul on siin juba mingisugused valikud olemas, ehk siis kui me räägime, et ma saan öelda näiteks, et kui kvaliteedi inspektsiooni midagi muutub, see on nagu selleks, mis aktiveerib selle või kui kvaliteedi inspektsioon luuakse, siis ta teeb veel mingi lisategevuse näiteks. Kui sai valmis, kui avati, vabastati ja mis iganes. Minul on siin valitud, et kui kvaliteedi inspektsioon on saanud staatuse lõpetatud ja tulemus on fail. Ehk siis sellega samamoodi siin on võimalik valida filter, mis see siis on. Kas see on, kas see on mingi spetsiifiline partii, mingi kaup, need filtrid saad siia panna nii palju, kui on vaja. Mida iganes on vaja. Minul on pandud selline ja siis ma ütlesin, et näed, et loo selle peale üleviimiskorraldus, aga sul on neid valikuid siin veel. Sa saad öelda, et ma ei tea, pane see lot blokki või pane see karp blokki, tee negatiivne parandus, pane ta kuskil ära, ma ei tea, loo ostutagastus, tee mingi uus inspektsiooni tegevus. Ühesõnaga, neid valikuid siin on, et mida ta siis selle järgmiseks peab tegema ja siis saab neid siin erinevaid luua. Et mina lihtsalt tegin sellise natukene lihtsama variandi. Aga jah, et saad nagu panna neid asju siin aktiveerima. Mida ma ennem ei näidanud, kui ma lähen siia Finished Inspectionisse, mida ma tahtsin teile ka näidata, on see, et siin on veel omakorda tegelikult siis kaasas 2 asja. Sul on võimalik siia ka lisada nagu ikka
attachment'e ja pilte, eks ole, sul on võimalik see pilt kas siis võtta mingi seadmega, et nüüd ütlemegi nii, et kui sina teed oma laos vastuvõttu võib-olla mingisugusest tahvelarvutist, millel on see kaamera variant või sul on, sa saad selle importida, sa saad siia lisada mingi pildi juurde näiteks või mingisugused muud attachment'id, mingisugused manused. Ja tegelikult on olemas ka juba väiksed raporti põhjad. Et ma tean, et need raporti põhjad on küll väga lihtsakoelised. Et ma olen näinud, millised on nagu kvaliteedi lõpuks need sertifikaadid, aga asi seegi. Ja tegelikult neid sertifikaate on väga lihtne muuta või noh, selles mõttes, et neid saab ju kõike muuta, et see ei ole nagu probleem. Aga ma lihtsalt vähemalt näitan, et mis siin siis on olemas. On siis mis siis näitabki, mis on siis tehtud, eks ole, millisele tootele, millisele partiile, kes seda tegi, mis ajal on näha siit, et mis kontrollid ma tegin, kas ta läks läbi või ja mis olid siis need kontrollväärtused. Noh, ja samamoodi sul on siin mingid signatuurid, asjad on ja nii edasi. Et üks aruannetest on siis selline. Noh, siis on non-conformance report ehk siis mittevastavuste raport. Siit siis samamoodi on näha, et dokumendi number, kõik selle see partii, eks ole, mis siin, kes siis mida tegi, kes selle informatsiooni määras, siin on kõik see kellaajaliselt siis nii-öelda olemas. Ja viimane on siis inspection report. Et samamoodi jälle see informatsioon on siin peal olemas. Jälle näitab, et erinevaid väärtused, mis on siis registreeritud. Ja mis ongi põhiline, see informatsioon on teil nüüd kõik Business Centralis olemas. Te saate oma BI või mis iganes asjadega teha ju tegelikult ka siit analüütikat. Et praegu mul on siin quality inspections, aga mul on ka olemas tegelikult quality inspection lines. Ehk siis mul on kõik read siit näha, siit on võimalik igasuguseid statistikaid, asju välja võtta. Et saate jälgida, vaadata, mis teil siin toimub, eks ole. Ja võib-olla sealt siis järgmisi otsuseid võtta vastu. Et igati multifunktsionaalne lahend. Jah, ei pruugi alati, nagu ikka, kõigi vajadusi katta, aga mulle tundub, et enamused ta ikkagi katab ära ja kui sul ei ole üldse mitte midagi, no siis see on ju väga hästi. Et selles mõttes, et see lahendus, kui sul enne seda oli ainult Excel, ainult paber ja pliiats ja nüüd sul on olemas selline lahendus, siis ju väga hea, kui sul on olemas mingisugused muud väga uhked, võib-olla mingid lisaprogrammid, asjad, siis võib-olla see ei ole nii huvitav. Aga jah, ma arvan, et ma panen selle viimase slaidi korra siia peale. Ütlen teile suured tänud, et te minu pikka jahvatamist siin kuulasite. Ma loodan, et saite natukene inspiratsiooni. Ka meie jaoks on see uus asi. Väga hea meelega paneksime selle kellelegi püsti ka. Nii et tulge räägime. Kõik need, kes on pilvekliendid, saate kindlasti sügisel juba seda katsuda. Saate tulla meie juurde, räägime, paneme püsti. Kes on on-prem kliendid, noh siis saame ikka, teeme väikse versiooni vahetuse ära ja saab jälle edasi proovida. Igatahes ja, kirjutage, joonistage meile. Kui teil nüüd saatsite mingid kindlasti salvestuse linkis saates saadame ka siis need vastused. Aitäh!